Räägiks lähemalt siis meie kahest tänasest finalistist ja esimeseks on Ulla-Britt Laanemets. Olen Ulla-Britt, pärit Tallinnast, elan Tallinnas, harjutasin kitarrirat iga päev, iga hommik, iga öö. Täiega tahan võita, täiega tahan kontserdiga ja aasta otsa. Ja järgmiseks räägib endast väga aktiivne noormees Tarmo Vilk. Mina olen Tarmo, elan Tallinnas pikemat aega juba. Olen hästi kõva kitarrimängija, kogu aeg kodus harjutan. Mul on täpselt samasugune kitarr kodus, väga kõva. Ja muidu olen perekondlikult sõidust olen suhteliselt kinni. Et siis kumb valib esimesena? Oled mees ütled, et las tüdruk valib. No nii, võrrelge nüüd pulki enda. Ehk siis, et kellel pikem on, see teisena mängib. Ehk siis, et 34 574 punkti. Ja Ulla-Britt võitis selle vooru raudselt ära. Aga nüüd, stiilivoor, paluks meie auväärsed žüriid oma instrumentide taha. Et noh, siit vaadates nagu neid klippe, siis noh, minu arust nagu mõlemad olid tugevad. Eriti see... Jah, et aga noh, vaadates neid pilte, siis näitab kaamerasse ka. Valik on raske. On 2 pilti, aga valida tuleb 2 inimese vahel. Et... Aga... Hakkame siis Tarmost pihta. Mis ta, minu arust ta trumbid olid, noh kõik. Müts, absoluutselt esimese müts. Müts maa. Müts ja sain. Siseruumides, väga raha. Aga noh. Ville Valo lukk, ütlen see on kohe rockstari oma. Aga noh, ütleme, et esimese voorust oli, noh, ta oli tugev, aga ta jäi teiseks. Jah, aga ütleme, stiilivoorus oli ta ikka nagu üle prahi. Ei, minu arust ka ütleme niimoodi, et ikkagi rockstari mõõt võeti selle eriti. No tal on ka ikka seda geeni. Mina ütleks, et särts on. Jah, aga ikka nõrk oli kuidagi. Kui aeg? Ma ei... No...
mina ei ole selles kandidaadis kindel. Mina olen ikka väga kindel. Oled jah? Mina ütleks praegu Ville Palo versus Nirvana, Kurt Cobain. On kindel värk, et noh. Üks on elus, teil on surnud, vaata, no mis sa teed, kummale sa võid anna. Ehk siis Tarmo. Ehk siis Ullart. Ikka jah. Valik on raske. Valik on raske. Õige valik on tehtud. Kas süda veel saabub Tarmo pakitud kottidega? Kutsume meie finalistid kohturuumi. Minu ees seisab 2 ilusat inimest. Kuid mu käes on ainult 2 fotot. Ja ainult 11 saab peaauhinna, milleks on siis FBI Concert Clubi auhind aastaks ajaks kõikidele kontsertidele, mida me korraldame. See teekond on olnud väga raske teie jaoks ja te olete mõlemad väga ilusad inimesed. Tarmo, sa oled tugev, kuid kohati ekslik. Ma loodan, et sa leiad oma tee tulevikku. Ullart, olemine siin meie seltsis hakkas lõbusalt, kuid kas ta lõpeb ka sama lõbusalt, on küsimärk. Peaauhinnaks siis, nagu ma ütlesin, on auhind. Peaauhinnaks on auhind ja selle auhinna saab endale üks inimene. Ja selleks inimeseks on Ullart. Yes! Palju õnne sulle. Tarmo, ka sind ei jätame ilma. Selles suhtes, et Tarmo sa olid tubli ja FBI Concert Clubi poolt me tahaks ka sulle, kuna Ullartile me anname siis nii talle kui ta kaasale, siis sulle, Tarmo, pakuksime soolokontserdi pääset. Ehk siit saaksid üksi kõikide kontserditele tulla. Kui hästi ära sebid Ullartile, siis saate 3 tulla. Aga suured tänud ka sulle. See pilt on sinu. Ja veel omakorda siis FBI Concert Clubi poolt annaksime Ullartile sellise imelise kaardikese, millega sa saad siis meie kontserditele sisse. Palju õnne sulle!